Kohtunikud karjusid. Poliitikud põgenesid. Eile, 29.11.2025 Tartus juhtus midagi, mida enamik isegi ei märganud, aga mille peale iga mõtlev inimene peaks nüüd püsti tõusma. Kolmas võim, seesama, kellest räägitakse põhiseaduse tundides ja kooli kodanikuõpetuses, tuli saali ja ütles valitsusele otse mäkku, et te olete üle piiri läinud. Saali tulid maakohtunikud, ringkonnakohtunikud, riigikohtunikud, kohtude esimehed, hallid pead ja nooremad näod. Mitte aktivistid, mitte mingid kodanikuliikumise tüübid, vaid inimesed, kes istuvad muidu vaikselt oma kabinetis, loevad seadust ja kuulavad ära nii sulid kui ohvrid. Nemad ei tee show'd ega enesereklaami. Nemad tegelevad sellega, mis jääb järele siis, kui kõik muu on juba pekki keratud. Ja enne kui keegi hakkab seletama, et kohtud ei ole ka mingid inglikoorid, ütleme selle ausalt ise ära. Jah, kohtud on juba praegu mõjutatavad. Jah, ametisse saamine sõltub poliitilistest otsustest. Jah, ka kohtusaalis tehakse vigu ja vahel täielikke sigadusi. Mitte keegi ei väida, et kohtunik oleks püra ja puutumatu. Just sellepärast ongi kõnekas, kui isegi selline niigi surve all olev süsteem ütleb korraga valitsusele, et aitab. Kui ka viimane pidur hakkab karjuma, ei ole enam tegu väikese kosmeetilise parandusega, vaid piiri ületamisega. See seltskond, kes on harjunud hoidma madalat profiili, tuli kokku ja ütles ühes suunas, et Pakosta reform on jama. Mitte pehme fraas, et vajab täpsustamist, vaid selge ei. Hundipass. Põhiseadus ei ole luulekogumik, mida tsiteeritakse ainult paraadi ajal. Seal on väga selgelt kirjas, et Eestis teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel, ja et riigivõim jaotub seaduslandlikuks, täidesaatvaks ja kohtuvõimuks. Kohtuvõimu kohta ütleb põhiseadus otse, et õigust mõistab ainult kohus, mitte minister, mitte fraktsioon, mitte parteikontor. Kui täitevvõim kirjutab süsteemi sisse nii, et kohtuniku positsioon ja karjäär sõltuvad poliitilisest heakskiidust, pannakse põhiseadusele vaikne, kuid selge joon alla. Mitte seletavas sõnaraamatus, vaid päriselus. Pakosta reformi tegelik sisu on lihtne. Paberil räägitakse struktuurist, efektiivsusest ja halduskoormuse vähendamisest. Tegelikkuses ei ole jutt ainult sellest, mitut maakohtuhoonet tulevikus alles jääb või mitut logot sekretäril laua peal on. Jutt käib sellest, kes kontrollib reaalselt seda masinat, mis määrab, kas inimene jääb vabaks, kaotab kodu, jääb oma lastele alles või saab endale külge elu lõpuni märgi. Kui kõik maakohud keeratakse üheks suureks superasutuseks, mille juhtimine ja võtmeametisse nimetamised sõltuvad poliitilisest tahteavaldusest, ei ole enam tegemist sõmvatu kohtuvõimuga. Siis on tegemist ilusa nimega allasutusega, mille pealkirjas on sõna kohus, aga sisus on tegu ministeeriumi pikendatud käega. Siit tulebki mängu ajastus. See reform ei ole juhuslik tehniline muudatus, mis lihtsalt juhtus praegu laua peale sattuma. Seda on vaja kiiresti läbi suruda just nüüd, sest sõjasuits hakkab hajuma ja ühel hetkel tuleb arveid hakata maksma. Kõik need kleptokraadid, sõjaga rikastunud kasuahne poliitikud ja korrumpeerunud valitsusjuhid teavad väga hästi, et kui õigusriik jääb päriselt püstielu, tuleb ühel päeval ka nende kord minna kohtu ette. Sellepärast ongi paanika, sellepärast ongi vaja kohut ette ära murda. Praegu tahetakse mitte õiglust kaitsta, vaid omaenda perste päästa. Tahetakse võtta kohtudelt viimane sõndvatus enne seda,
kui tõsised uurimised, komisjonid ja kriminaalasjad päriselt lahti lähevad. Kui nad suudavad õiguse enda kontrolli alla võtta, saavad nad tulevikus rahulikult öelda, et kõik oli seaduslik, uurimine toimus ja kohus otsustas. Ainult, et seda kohtu juhib seesama kamp, kes täna paaniliselt püüab vältida, et keegi hakkaks nende tegusid päriselt üle lugema. Sealt edasi on tee lühike. Kui tekib vajadus natuke põhiseadust paiendada, natuke valimissüsteemi mudida või natukene kodanike õigusi kärbida, ei seisa enam ebamugavat kohtunikku, kes ütleks ei. On pehme, poliitiliselt kasvatatud filter, kes küsib endalt, kas otsus võib karjäärile halvasti mõjutada. Kõige kõnekam detail on see, et kogu sellest 101 liikmest koosnevast Riigikogust oli kohal ainult üks mees. Peeter Ernits. Üks. Ülejäänud rahvaesindajad olid kuskil mujal. Mugavam oli eemal olla. Hiljem on ju lihtne saalist tõsise näoga rääkida, kui oluline on meie jaoks õigusriik, vajutada rohelist nuppu ja minna rahulikult kohvikusse arutama, kui hästi kõik toimib. See on hetkepilt, mis näitab mitte ainult üksikute poliitikute, vaid kogu süsteemi moraalset pankrotti. Kui kolmas võim annab erakorralise häiresignaali ja 100 saadikut lihtsalt ei viitsi kohal olla, siis ei ole see enam üksik viga või ajapuudus. See tähendab, et terve tänane poliitiline koosseis on oma mandaadi sisuliselt maha mänginud. Selline Riigikogu ja selline valitsus tulebki välja vahetada, mitte kosmeetiliselt ümber tõsta. Kõik, kes vaikisid ja puudusid, peavad hakkama kandma poliitilist vastutust, mitte pugema peitu fraktsiooni selja taha ja rääkima, et keegi kuskil kunagi justkui tegeles nende teemadega. Ja mis kõige olulisem, see ei ole ainult ajalooline õhudusjutt, vaid tänane reaalsus. Poolas keib praegu vaevaline pööre tagasi, sest ühiskond ja Euroopa surve sundisid osa räigemaid samme ümber vaadata. Kuid liiga suur poliitiline mõju kohtudele ei ole sealt lihtsalt ära aurustunud. See tuleb aastate jooksul kihthaaval lahti harutada. Ungaris on vastupidi, autokraatlik tendents suuresti normaliseeritud, süsteem on valmis ehitatud ja kohtude, meedia ning institutsioonide vaikne allutamine on muutunud uueks normaalsuseks. Autokraatia ei tule reeglina tankide ja eriüksustega. Ta tuleb läbi paragrahvide ja reformide, kui rahvas samal ajal teleka ees haigutab ja loodab, et küll keegi teine reageerib. Kui keegi tahab näha, kuhu see tee lõpuks välja viib, siis ei pea minema ajalukku. Piisab pilgust Venemaa poole. Seal ei ole kohus enam ammu mitte võimu tasakaalustaja, vaid võimu pikendatud käsi. Poliitilised protsessid, opositsionääride, ajakirjanike ja ettevõtjate näidisprotsessid on muutunud rutiiniks. Süü ei selgu mitte kohtusaalis, vaid Kremlis. Kohus vormistab ainult juba tehtud otsuse. See on koht, kus riigil on kõik õigused ja inimesel ainult kohustused. Mitte keegi kainelt mõtlev inimene ei saa väita, et Eesti on täna Venemaa. Küsimus ei olegi selles. Küsimus on selles, kas me tahame liikuda sinna poore või tõmbame enne piduri peale, kui kohtuvõim muudetakse ka siin lihtsalt järjekordseks tööriistaks nende käes, kes parasjagu võimul on. Kui kohtud kukkuvad, kukub kõik. Kui kohtud muutuvad valitsuse tööriistaks, ei ole küsimus enam selles, kas meil on õigusriik. Siis on küsimus selles, kas meil üldse veel riik on või on alles ainult võim. Siis ei ole enam peremeest oma elu üle, on ainult süsteem. Kui sind on kohtuotsusega üle lastud, ei huvita kedagi, kas sul oli õigus või mitte. Oluline on ainult see, kellel on nuppude ja ametikohtade üle kontroll. Eilne kohtunike koosolek ei olnud revolutsioon. See oli viimane viisakas katse öelda, et lõpetage ära. Ärge toppige oma poliitilised rasvaseid näppe sinna, kus peab olema kõige puhtam koht riigis. Ärge lõhkuge pidurit, mis seni veel toimid,
isegi kui see pidur ei ole ammu enam tehasest tulnud uue leikega. Ja nüüd on pall rahva käes. See on see koht, kus rahvas peab ära otsustama, kas jääda diivanile pomisema või astuda päriselt oma rolli sisse. Põhiseadus ütleb mustvalgelt, et kõrgema riigivõimu kandja on rahvas. See ei tähenda ainult seda, et kord 4 aasta jooksul visatakse sedil kasti ja ülejäänud ajaga oldakse vait. See tähendab õigust ja tegelikult ka moraalset kohustust hakata avalikult vastu siis, kui täitevvõim ja valitsus astuvad üle piiride. Kui me räägime sellest, et rahvas peab vastutama, siis see tähendab mitte ainult vihast kommentaari või kõrja meemi, see tähendab väga konkreetseid samme. Esiteks, küsi oma saadikult avalikult selget seisukohta. Mitte udu ja sõnamängu, vaid lihtsalt jah või ei Pakosta reformile. Kirjalikult omanimeliselt. Teiseks, nõua, et ta ütleks ette, kuidas ta hääletad ja tee see vastus avalikuks. Oma seinal, oma kogukonnas, igal platvormil, kuhu sul on ligipääs. Kolmandaks, toeta neid juriste, kohtunikke ja advokaate, kes julgevad avalikult rääkida. Jaga nende tekste, kutsu nad rääkima, ära jäta neid üksi, kui nad süsteemi vastu sõna võtavad. Neljandaks, mine sise kohale, kui toimub avalik arutelu, koosolek või meeleavaldus. Füüsiline kohalolek on see, mida poliitikud kõige rohkem kardavad. Tühi tool saalis annab neile vaiksema loa teha, mida nad tahavad. Viiendaks, valites ära vali ühtegi inimest, kes sõitis sellest teemast mööda või kehitas õlgu. Saadik, kes ei seisa kohtude sõltumatuse eest, seisa sisuliselt millegi eest. Ta seisab ainult oma koha eest. Mina ei kirjuta seda sellepärast, et mul oleks kohtunikega romantiline suhe või illusioon, et nad on kõik puhtad nagu hommikune lumi. Saan väga hästi aru, et ka kohtudes tehakse rumalusi ja ülekohtuseid otsuseid. Samal ajal saan ma aru, et kui seegi viimane pidur ära murda, ei jää alles enam mitte midagi, kuhu üldse pöörduda. Kui ka kohtust saab poliitiline relv, ei ole enam vähet, kas me elame Eesti Vabariigis või suvalises koloniaalprovintsis, kus seaduse esemel kehtib käsu ja soviavaldus. Rahvas peab nüüd päriselt tänavatele tulema ja ennast jälgeda ajama. See olukord ei ole enam naljaasi. Me näeme oma silmadega, kuidas meelettevajaliselt üritatakse teha Eestist odava tööjõu, odava maavara ja odava vaikimisega koloniaalprovints. Sellist kohta, kus kohalikule rahvale on ainult 2 rolli, maksa makse ja pea mokk maas. Kui me selle vaikimisi alla neelame, ei ole enam mõtet rääkida nii iseseisvutest, ega õigusriigist, ega Eesti rahvast. Siis oleme ise oma riik maha kandnud ja me ei saa enam näpuga kellegi teise poole näidata. Kohtunikud tegid oma töö ära. Nad võtsid riski, tulid saalist välja ja ütlesid otse, mis on valesti. Peeter Ernits tegi oma liigutuse sellega, et ta oli vähemalt kohal ja kuulas see kõik ära. Kui nüüd rahvas vaikib, ongi kõik. Siis ei ole meil enam õigusriik, vaid hall provints Euroopa äärel, kus käsukiri saabub ülevalt, kohus kirkitab kulmu ja kinnitab. Kui see artikkel tekitab sinus ebamugavust, on hästi. See tähendab, et sind ei ole veel lõpuni ära kodustatud ja sul on veel alles mingi osa enese väärikusest, mida süsteem ei ole suutnud ära dressida. Kui sa nõustud, et kohtuvõimu murdmine on viimane piir, jaga seda teksti ja küsi oma saadikult avalikult, kuidas ta Pakosta reformi hääletab. Mina Lembit Silla, isa ja kodanik. 30. november, aasta 2025.